On ikka suur elukas, tere! Mis toimetad? Võtsin vanema poisi kokkamise üle. Ta hakkas meile munaputru tegema. Kust munad tõid? Naabrinaise munad. Poola naabrinaise? Ei, Eesti naabrinaise käest. Aga nüüd on viimased, nii et edasi peame võõraid mune sööma. Njom. Sööme kõud täis ja lähme seiklema. Kõnnime loomaaeda. Parkimisest muidugi ei saanud mõhkugi aru. Ja üks mees ronis vankrisse. Mis seal parkimisega toimus? Me ei tea. Mõtlesin, paneme sinna Atlas Arena parklasse, et seal peaks nagu kõige soodsam olema ja et bussid käivad ja nii edasi. Tasuta loomaaia vahetada seal ees, kus peaks tõkke poole või täpselt 2 Poola töömest, kes oskavad inglise keeles suu ütelda, nii et me ei mitte midagi üksteisest aru. Igas ütlesid, et sisse võib minna ja jätsime auto sinna, eks pärast sulle näha, mis saama hakkab. Ja bussijuht hakkas lõunat sööma, nüüd mõtlesime, vahet pole, jalutama. Siit peaks siis umbes 1,3 kilti olema. Kirsipuud kõik õitsevad. Tere tulemast Tootsi loomaaeda. See peaks olema Euroopa kõige modernsem loomaaed nüüd. Taas avati 2022 aastal. Ja pilet meile 5 oli siin 70.42. Tulime nautima. Lähen vaatame, mis siin on. Tootsi loomaaed on tuntud oma krokodillide poolest ja üks 5-meetrine tundub, et lösutab seal. Preili ootas kõige rohkem mõmmi nägemist ja seal nüüd on üks päikesekaru. Nõksa ei ole 1,80 m pikk, kas te teadsite, et emased kaalkirjakad peavad minu pikkuse lapse endalt välja punnitama. Üks huvitav fakt veel, neil on nii pikk kael, aga kaelalülis on sama palju nagu meil, ainult 7. Vaatamist Lootsi loomaaias jagub igasugust. Meie soovime kindlasti näha pingviine, kaelkirjakuid, leemureid. Huvitav on ka see fakt, et tegelikult punased pandad on ainsad pandad ja need mustvalged, keda me teame pandade nime all, siis nemad on tegelikult karud, pandakarud. 2 tapiiri musutavad siin. On ikka suur elukas, tere! Lehma, sea ja koera mingi lisand. Nii suur. Sellisega küll metsas kokku ei tahaks joosta. No vaata, kui suur ta on. Appi! Siin on nagu päris elukino. Kalad, haid liiguvad otse klaasi taga.
lõunasöögiks haarasime kohalikust pitsakast 2 pitsat, mis on muideks väga maitsvad ja kokku 22 €. Liiga head. Mänguväljakult ikka alati läbi. Meie lapsed armastavad väga kapibaarasid. Tervitused Saaremaa loomaaiale. Ja tervitused Saaremaa loomaaiale. Nägime Poola kapibaared ikka ka ära, otsisime neid siin pikka aega, aga sattusime nüüd täpselt söötmisajaks ja näeme, kuidas talitajad neid paisutavad siin. Siin tegelikult peaks olema igasugu erinevad leemurid ka, aga praegu käivad väga suured ehitustööd mitmel pool ja tundub, et leemurite kant saab ka endal uue kodu või mingi värskenduse. Ja siin peaks sebrad olema, kuulge. Näe, sebrapilt. Lapsepõlvesõbranna Liis käis just hiljuti Madagaskaril ja tegi hästi-hästi palju kihvte storysid ja blogipostitusi leemuritest. Nii et mul oli kohe kange isu neid oma silmaga ka näha. Ja täpselt enne väljaminekut me need leidsime. Ma soovitan kindlasti Liisi Instagrami kontot ka jälgida, sest minu arust ta teeb nii ägedat sisu ja häbiväärselt vähe jälgijaid on tal. Ma panen siia video sisukirjeldusse ka tema konto, nii et minge jagage natukene talle rõõmu. Ilusad unistused sul. Loomaaias käidud, kokku läks 6 tundi. AI ütles meile, et 3 tunniga saate vabalt hakkama, ärge seda uskuge. Ja teine asi parkimise kohta, et ütles parkige sinna areena juurde, et jalutage läbi metsa, et siis on kindlasti kohti. Aga reaalsus on see, et loomaaia kõrval on hommikuti ilusti parkimiskohti. Olge targemad ka meie. Ja vähemalt nädala sees siis. Nädalavahetuste kohta me ei tea. Hommikuti ikka ma arvan, et ja tasub vaatama ikka tulla. Või kes tahab, siis veel pika loomaaia päeva järel saab niimoodi ilusti pargi vahel jalutada. Kohalikus Lidlis käidud, 27 € riis, puder, või, majonees, kana, mustikad, banaanid, tsink, juust, vorst, piim. Kõik olemas. Ja tänasel päeva kogukulud meil läksid kokku kütus juurde 121, meelelahutus ehk loomaaed 70 ja toit kogu päev siis 48. Ja kokku oleme sõit 1400 kilomeetrit. Oleme nüüd Wrocławi linnas ja natukene siis vanemat tüüpi maja või korter täna.
ja ärge unustage ka meie kontot, pange like, pange subscribe ehk hakake jälgima, saate teavitusi, kui tuleb uus video. Nii saame meie ka inspiratsiooni juurde, et veel rohkem näidata ja käia ja teha.